Hei, oleme praegu karantiinis ja kuidas head kohvit kodus teha ja ka peale karantiini, et võib-olla mõned näpunäited. Esimene asi, palun, kui te võtate käpa, võtte kenasti paberiga või lapiga kenasti puhtaks, kuivaks, siis doseerime. Ja järgmise etapina, et surume selle kohvi kenasti kokku, ehk siis tämmbime. Ja oluline on see, et oleks sirgelt. Sellepärast, et siis jookseb kohv mõlemasse tassi võrdselt ja on ühesuguse maitsega. Teeme pealt käpa kenasti puhtaks. Laseme mõni sekund vett läbi joosta, puhastame sõela ära. Paneme käpa alla ja kõige olulisem asi, vajutate kõigepealt nuppu ja rahulikult tõstate kohvitassid alla. Ja nüüd piimavahustamine. Piim on siin ette valmistatud. Kondensvesi aurutorust välja ja piimavahustamise puhul palun ärge pange aurutoru sügavale sisse. Pigem, et ta läks selline pinna peale, siis te saate korralikult vahtu. Piimatemperatuur võiks olla 60-64 kraadi, selle te tunnete selle hetkest, kui käe panete alla ja käsi enam ei kannata seda temperatuuri. Piima valamine. Piim on kenasti siidine. Võtame teise kannu või siis teise tassi ja valame mingi koguse siit pealt ära. See on sellepärast, et kaht jaguneks võrdselt. Ja nüüd siis kõige toredam asi cappuccino valmistamise juures on piima valamine. Ilus väike ringid ka. Ja kui te tahate head kohvi, tulge koolitusele.